Hello! Tšau, vaata mul on roosa teepsmed, on näha või? Natuke vist on. Ma tegin tegelikult roosat lainerit ka eile ja see ei ole veel maha tulnud. Don't judge me, okei? Täna ma tahan hoopis rääkida natukene enda kuulamisest, enda keha kuulamisest, midagi, mida ma väga ei tee. Ma arvan, et tänapäeva inimesed ei oska enam oma keha kuulata. Ma ei harjuta seda. Tavaliselt me harjutame rohkem seda, et ma olen 3 tundi järjest TikTokis ja kogu aeg seal nii tugevad välistiimulid. Kui mulle käib TikTok, siis mul käib YouTube. Vahel käib YouTube ja TikTok samal ajal. Vaatad filmi, siis käib ka YouTube ja TikTok samal ajal. Ühesõnaga, ilmselgelt kõigil pole see nii ekstreemne, aga point on lihtsalt selles, et kogu aeg on nii palju stiimulit, et meil ei ole aega kuulata seda, mis meie keha tahab, mis meie keha ütleb ja me lihtsalt tapame kogu selle sisemise hääle ära ja me lihtsalt reaalselt ei oska enam saada aru, mis on meie väärtused, sest et kogu aeg on see mingi väline heli nii tugev, et me ei saa aru, mis siin toimub. Ja ei, see video ei ole kogunisti lihtsalt sotsiaalmeedia bashimiseks, aga lihtsalt see teeb mind vahel nii kurvaks, kui vähe oldakse päriselt kohal, nagu vaadatakse õue, ollakse päriselt hetkes. Nagu on reaalselt isegi statistikaid, et tänapäeva noored, kes on suhtes, veedavad rohkem aega nagu scrollides, kui oma partneriga connectides ja see on nii haige, minu arust see on nii kurb, sest et see kõik on fake, see ei ole päris, see lihtsalt nagu lahkud oma kehast selleks ajaks, kui sa midagi scrollid ja hullult tarbid, mis on täiega fine seda teha möödukalt, aga see on lihtsalt nii hirmus, kui nagu mahukaks need kogused läinud on. Anyway, see pole see, millest ma rääkida tahtsin, aga see on osa sellest. Praegu on see periood ilmselt, kus kõik lõpetavad mingisuguseid koole, asju on täiega palju teha, easy time. Mina ka lõpetan praegu kooli, minust saab certified sotsiaalmeedia spetsialist ja mul praegu väga palju asju teha. Eile märkasin üles, mul ei olnud eriti hea olla, ma olin nagu fine. Tegin ikka oma trenni ära, tegin ikka oma meditatsiooni ära. Paar tundi oli siukest, kus ma lihtsalt surusin ja mitte midagi tulnud. Mu tähelepanu kadus kogu aeg ära, mul oli nii ebamugav olla. Ja mis ma panin tähele oli see, et mu peas hakkas tulema see hääl, et sa oled lihtsalt laisk. Miks teised saavad asjadega hakkama, ei saa. Ja ma arvan, et see hääl on meie kehas väga lihtne tulema. Ma loen praegu sellist raamatut nagu Teadvuse praktiline kasutamine. See on Ingvar Villido raamat. Ja siin oli üks koht, mis mulle väga meeldis, mulle tahtsin ette lugeda. Tõelise minana enda psüühikat uurides sain aru, et see on automatiseeritud ja koosneb 2 peamisest osast. Emotsioonidest ja mõtetest ehk kontseptsioonidest, mis väljendavad end igapäevase elu kaudu. Kuulasin enda mõtteid ja sain aru, et sisekõne räägib kogu aeg minu nimel ja ma täiesti pimesi usun, et see olengi mina. Samal ajal tõeline mina aga vaatab seda tuimalt pealt. Too vale mina ongi ego. Ego probleem seisneb selles, et see jätab sulle mulje, nagu see olekski sina, sinu tõeline mina. Ego räägib sulle, millised on sinu probleemid, omadused, võimalused, lahendused, kui hea või rumal sa oled, mida pead tegema ja nii edasi. Ego teab kõike. Kuula, avasta ja imesta. Vahel avastad sa tõelise minana ego sisekõnes vigu. Need on tõelised avastushetked, kus sulle avaneb tõde enda ja ego kohta. Kuid sa libised neist tihti üle ja sukeldud taas ego ookeani. Ego ei lase sind enda haardest lahti ja mängib peenet piitsa ja prääniku mängu, jättes mulje, et tema teab kõike, teeb kõike, saab kõike. Ta võtab kogu sinu elu endale ära. Samas puudub egol võimekus mõista tegelikkust ning ta loob sulle virtuaalse sisemaailma, mis sagedasti ei klapi tegelikkusega üldse kokku. Mida vähemaks jäi mul enda ego, seda rohkem puutusin ma kokku filtriteta tegelikkusega. Tegelikkus osutus hoopis millekski muuks, võrreldes psüühika poolt ette antud tegelikkusega. Nii põrgu kui ka paradiis on ainult sinu ja igaühe sees ja mitte kusagil mujal. Ühesõnaga see hääl, mis ütleb ka meie sees, et sa oled lihtsalt liiga laisk, teist saad hakkama, miks sina ei saa, sa hakkab süüdistama ja samas ka see endas kahtlemine, see, et äkki ma arvan valesti, äkki ma mõtlen üle, mida iganes. See kõik, see sisemonoloog on ego hääl, mitte see päris sina ja mitte sinu päris tõde ja mitte sinu päris teadmised. Eile, kui ma ei jaksanud tööd teha, siis mul käis üks hetk see klõps ja ma olin lihtsalt mingi okei, mis siis ei tee. Mu keha ei taha, ei suuda ja ei võimalda seda praegu. Mu ego karjus seal kõrval lihtsalt mingi halloo, aga siis sul peab kõik tegema, et sa oled laiski, sa oled õme ja mida iganes, aga nagu ei. Sest et ma tean, et mul on seda vaja ja ma lihtsalt ei saa praegu neid asju tehtud. Sa pead hakkama aru saama sellest, millal su keha ütleb ei ja millal su keha ütleb ja. Ja kõige tähtsam, siis päriselt seda kuulda võtta. Sest ma arvan, et me tapame natuke seda sisehäält ja üleüldiselt usaldust iseenda vastu ära, kui me ei pane tähele oma eisid ja kui me astume neist üle. Sest need eid ongi meie piirid. Näiteks ütleme, et mingi inimene tahab sind kallistada ja sinu keha ütleb miski pärast ei ja sa oled mingi, aga ma pean ju viisakas olema ja ikkagi nii ei saa.
ja sa ikkagi teed seda, siis sa rikud usaldust iseenda vastu, sest seda vähem tunneb su keha ennast sinuga turvaliselt. Ei tohi teha asju, mis kehas on ei tohi teha. Ja sellest tulenevalt, mida rohkem sa ise hakkad oma eisid austama, hakkab sinu keha ennast sinuga aina turvaliselt tundma. Ta tunneb ennast ka turvalisemalt nende idee väljendamises ja nende jaade väljendamises ja see tekitab nii tervikliku tunde. See on nii mõnus iseenda jaoks see turvalisus luua. See võibki olla selles, et mingi hetk me tundsime, et me ei taha olla mingis olukorras, aga me pidime olema või keegi ütles, et ei, sa pead. Ja see tekitas ebaturvalise tunde, aga siis me oleme jätkanud seda mustrit, et nüüd me ise ütleme ka endale, et ei, me peame olema selles tundes, ei, me peame tegema, ei pea. Kõik on väljamõeldav ja kui su keha ütleb ei, siis ära tee seda. Ja kui meil on järjepidevalt see ebaturvalisuse tunne, siis me hakkame seda kompenseerima. See on jällegi mingi nii-öelda auk hinges, mida me proovime muude asjadega täita. Olgu see, ma ei tea, alkohol, nikotiin või ükskõik mis muud asjad, ülesöömine, tundide viisi TikTokis istumine või mida iganes. Kõik patud on lihtsalt meie katsed üritada täita seda auku, mis meie hinges on. Kui see on täidetud, kui sa suudad endast tekitada päris tõelise turvatunde või mis iganes teine tunne see on, mis sul puudu on, siis sul ei ole vaja enam neid väliseid patte. See oli otsene tsitaat põhimõtteliselt siis sellepärast patud. Siis sul ei ole enam neid asju vaja, et oma hinge täita. Sest et need asjad ei ole kunagi päris lahendused, sellepärast ongi olemas sõltuvused, sest et see täidab su hinge korraks ja siis sul on seda uuesti vaja. Sul on seda doosi, mis aitab su hinge natukene täita ja seda auku natuke väiksemaks teha järjepidevalt kogu aeg vaja. Seega pole mõtet alustada sealt, et sa lihtsalt jätad kohe oma sõltuvuse ära, sest et sul on seda vaja, sest et su keha vajab seda, sa nii lihtsasti kukud sinna tagasi. Alusta sellest, et sa tegeled endaga ja täidad need tühimikud päriselt endas ära. Ja siis sa paned järk-järgult tähele, kuidas on aina lihtsam mitte teha siukseid ennast kahjustavaid tegevusi. Ja kõik see algab iseenda kuulamisest. Nüüd, kuidas hakata oma sisetunnet paremini kuulama? Väga hea küsimus. Esiteks oleks super, kui me suudaksime leida mingit aega päevas, kus me ei tarbi midagi. Vaikuse hetked. Kui sul on keeruline leida neid hetkelist lambist, et okei, millal see nüüd oleks, millal ma nüüd ei kuule, mõnel meist on vaja natuke rohkem struktuuri, see on fine. Võib-olla see, et pärast mingit kellaaega ei vaata, võib-olla enne mingit kellaaega ei vaata. Ma arvan, et midagi sellist toimiks. Ja kui midagi tarbida, siis üks asi korraga. Eriti suurepärane oleks see, kui sa ei vaataks samal ajal midagi, kui sa sööd näiteks, sest tegelikult kui me vaatame samal ajal midagi, kui me sööme, siis meie keha ei saa seda signaali, et me sööme, siis meil ei teki seda kõht täis tunnet. Ma saan aru, et see on raske, sest et see on ju väga mõnus midagi vaadata samal ajal ja siis süüa. Aga jällegi ma arvan, et see ei pea olema niimoodi, et sa lihtsalt mingi nips ja nüüd sa teed kõik need asjad hommikust õhtuni. Sa mitte midagi vaata, mitte kunagi mitte midagi tarbi ja mida iganes, see ei ole see point, vaid point on see, et nagu kas või natukene seda oma ellu tuua, ehk siis mingi lihtsalt kas või üks toidukord päevas. Alusta sellest lihtsalt midagigi, kas või tund päevas, kus sa midagi nagu ei vaata või kus sul on päriselt rahulik hetk, kus sa käid jalutamas, sa ei pane mussi peale, kus sa ei vaata midagi samal ajal, mida iganes, kus sa lihtsalt oled kodus ja hängid ja koristad niimoodi, et muu on vaikne, lihtsalt mingi hetk päevas, kus on nagu vaikus. Lisaks kuula neid sisetundeid, mis sul juba praegu on. Ehk siis kui sul on kõht tühi, söö midagi, kohe, ära oota. Kui sul on vaja vetsu minna, siis mine vetsu, kohe, ära oota. Kui sa saad mingi sõnumi oma kehalt, siis märka seda ja tee seda kohe, mis su kehal vaja on. Kui sa oled väsinud ja sul on see võimalus, maga. Kui sul on joogijanu, joo vett. See läheb lihtsamaks aegamisi ja see kasvatab enesekindlust ka selles, mida sa tunned. Sa tead väga hästi, kui miski on päriselt ülemõtlemine või lihtsalt hirmust või mingist peegeldusest või triggerist tekkinud mõte, sest et siis hakkab ego karjuma. Siis on see ego, millel tekivad need mõtted, mis hakkab seda monoloogi sul peas käivitama. Aga sisetunne ei käivita seda monoloogi niimoodi kohe. See on tunne. See on see vaikne teadmine, väike torge. Kui sul pissihäda tekib, siis ma ei arva, et su sisemine monoloog hakkab enne karjuma, et kuule, sul on pissihäda, äkki sul on pissihäda, sul on vist pissihäda. Ja siis sul tekib nagu füüsiline tunne lõpuks ja siis sa lähed vetsu, vaid ma arvan, et see on niimoodi, et sul tekib alguses see tunne, siis sa märkad seda tunnet, siis on ka mul vist pissihäda ja siis sa lähed vetsu. Siis ei tundega sama asi. Ära kogu aeg kahtle selles, ära kogu aeg kahtle endas. Vot, okei, ilusat päeva, ilusat uut algavat nädalat ja saadan sulle hästi palju soojust, kallised. Näeme juba väga varsti. Ma usun sinusse. Tšau!